Eesti kultuuris on latikal üsna oluline roll, aga mitte kõikjal. Seal, kus latikat on ja kus teda püütakse, kus on suurt latikat just ja need paigad on peamiselt Võrtsjärv ja Peipsi. Ja seal on ta vägagi hinnas suitsutatuna, sest latikal peale tema suurepärase maitse on ka mitmeid olulisi puudusi rohkete peenikeste luude näol, mis teeb muud moodi söömise ebamugavaks. Ega see suitsulatika söömine ka teab, mis ablas kugistamine ei ole, sest tuleb kogu aeg tähele panna neid luid. Tõsi, näiteks Peipsi ääres on tehtud ka sellist asja nagu latikapirukas, kus on terve latikas korraga küpsetatud piruka sisse rukkitainas ja sellest moodustub nagu koorik tal ümber selline ja siis 6-7, no võib-olla ka vahel 5 tundi, nii et need luud seal sees muutuvad nii pehmeks nagu olematuks ja vaat siis on ta ka nõnda hea. No on igasuguseid mooduseid, mismoodi teda ka suupäraseks teha ilma suitsutamata. Latikas on maitsev ja nende luude tõttu eriti hinnatakse suurt latikat. Luude arv jääb samaks, aga liha on rohkem kuidagi. Sellepärast väike latikas on ikka nöök. Isegi vahel öeldakse, et suur rõks ehk nurg on etem kui väike latikas. Nii ongi. Minu nimi on Allar Oeserg, esindan Piikri Neegisis ja grillin kala täna siin Latika laulupeol. Latikega on selline lugu, et kuna mina olen Saaremaalt pärit, ega mina noorena latikat ei saanudki, ma arvan. Võib-olla mingi laatadel äkki suitsu latikat sõin, aga nüüd, kui ma olen enda jaoks avastanud, ulme hea kala tegelikult. Eks tal natukene luid on võib-olla veits palju, aga no ongi hea, pead ettevaatlikult sööma, ei pea kugistama seda kala alla. Tervist, nimi on Tarvo Kullamaa. Täna tegelen suupistete õpitoaga, aga päris elus on siis tegelen Toiduakadeemiaga, kus siis teeme ühiskokkamisi ja näitame inimestele, kuidas kerge vaevaga süüa saab teha. Latikas on, see on jälle selline lugu, et kõik teavad, et on latikas, kõik teavad, et õudselt hea on suitsulatikas, aga kus seda saab ja kuna saab, et see on mingi hästi limiteeritud klubi, kes teab seda üldse ja kus jagatakse. Et ta tegelikult, ma arvan, see teadvustusest on nagu päris kõrgel kohal, aga see päriselt praktiline füüsiline latika saamine ja söömine on ikkagi üsna hõre. Aga mina oma kogemusest tean, et minul ema on väga suur latikasõber ja tema siis üritab alati, kui on see latika aeg, siis üritab kuskilt Peipsi äärest läbi saada ja siis suitsulatikat tuua. Ja siis kogu aeg räägib, et issand kallis see on ju, aga siis ikkagi toob igaks juhuks 2 või 3 tükki. Aga ongi, ta on suitsuselt, ongi nagu minu mingi mälestus või minu ajus, ta on suitsulatikas ja ongi väga hea. Mina olen Inga Paenur ja täna tegelesin latika propageerimisega, kuidas seda lastele tuua lauale. Ja kuna ma täna töötan koolitoidluses arendusjuhina, siis minu teekond ongi harida Eesti tulevikku. No ütleme niimoodi, et tegelikult ega ta nagu meeleheitlikult kõrgel kohal ei ole. Miks? Sellepärast, et tal on nii pisikese luud on sees ja ega keegi ei viitsi seda puhastada, kui nüüd aus olla. Aga tegelikult, kui natuke selle kalaga mängida, siis siin on mul eesnäidis on ju, et tuleb välja, et latikas saab väga head pasteeti teha ja ei pea luid välja võtma, sest kõik luustikus olevad mõnusad ained, mis kehale vaja on, jäävad ka sisse. Et selles suhtes on positiivne. Et ma arvan, et tasapisi natuke mängides saaks temast väga hea Eesti kala. Minu nimi on Kaarel Koorsats ja mina tegin täna siin 2 sorti kotletti mõlemad latikast. Üks oli siis sedasi peedi ja mädarõikaga ja teine oli kappari ja inglise sinepiga. Mõlemad on väga maitsvad ja rahvale väga meeldisid. Juurde panime jogurtikastet ka, jogurt, kurk ja piparmünt. Ega ma latikas minu jaoks, ma ei ole teda väga palju ennem söönud, ega liiga palju ka ise valmistanud. Aga nüüd siin selle festivali raames sai
ära õpitud latika fileerimine, ise tehtud tähtsad nägu ning õpetatud ka teisi juba, eks ole. ja pean ütlema, et latika maitse tegelikult oli väga mõnus. Et need kotletid, mis ma tegin, ja suitsulatikas on teadupärast väga hea maitsega kala. Et see minu jaoks on latikas täitsa tipp-top kala. Et ta on nagu teda töödeldes tuleb natuke jälgida, sest kui ei küpseta korralikult läbi, tal võib olla väike ussiline sees, aga kui seda, ütleme, kui ta kasutad külmutatuna enne, see vähendab seda ohtu, aga see on juba enda maitse asi, kas tahate külmutatud kala või mitte, see on sedasi. Mina ütlen ausalt, et minu jaoks võib-olla üks igavam kala latikas ja see on siin tänase päeva jooksul ikka nagu täiesti teise nime endale saanud, et sellest kalast annab teha ikka uskumatult häid asju. Minu esimesed täiesti kogemused latikaga on väiksena poisina, kui isal toimusid töökohal autobaasi võistlused Õhni jõe ääres. Ja siis vahel võeti lapsi kaasa sinna ja siis see latika püüdmine oli nii, et ma mäletan, isa keetis mingit putru ette sinna ja siis, kui võistlust oli mingi, siis toideti kohad sisse ja hakati püüdma. Ja see oli minu esimene kogemus nagu latika püügiga. Ja siis see oli nii, et õngega püüad ja kui kork läheb pikali, siis saad aru, et latikas on otsas, et nüüd on vaja püüda ja välja võtta. Söögi mõttes, ma tunnistan ausalt, ennem tänast latikas oli minu jaoks täiesti, lihtsalt, kui keegi kuskil pakub suitsukala, võtad, aga et sa ei pea seda sööma. Aga täna siin, mis nad on teinud, siin see latika pasteed, siis need kotletid erineva maitsega, siis need latika pelmeenid, et annab teha küll.